Hei, kuidas sul läinud on? Tegelikult tahaksin ma sulle jagada seda, et minu nii-öelda üks elutöösid on kindlasti manifesteerimine. Õigemini elutöösid, aga ka tugevusi. Ja ma olen seda alateadlikult justkui nagu lapsest saati praktiseerinud automaatselt. Arvatavasti sellepärast ma olen vanem hing ja mul on juba kogemusi siin maa peal. Aga see on ka üks asi, mis mind ja minu inimesi ühendab. Manifesteerimine ja sellest rääkimine, oma unistustest rääkimine, oma unistuste ellu rakendamine. Oma unistustest mõtlemine, selle loomine sammude kaupa või siis korraga. Mõnikord on ka nii. Ja selle eesmärk on see, et elu peab kerge olema siin maa peal. Ja see on ka tegelikult üks väga oluline asi, mis mind ja minu poegi ühendab. Ehk uuaja lapsi. Uuaja lapsed on manifesteerimise usku, kui nad just ei ole ajupestud oma eellaste poolt, et kõik peab raskelt tulema. Ja selles ongi mu asi, et kui sina tunned, et sina manifesteerid, ehk tahad midagi luua oma ellu, iseendale, oma ellu, sulle meeldib midagi ja sa tahaksid kuskilt otsast alustada või sa juba oled alustanud, aga sa oled kohanud takistusi, blokeeringuid. Ja sa ei saa oma mõistusega aru, mis asi see blokeering on, et sa oled justkui nagu teksti järgi toimetanud, aga millegipärast on mingi blokeering ja ükskõik mis eluvaldkonnas. Ja vot siin ongi see koht, kus mina saan sulle abiks olla. Mina olen väga hea selles, et mingid takistused ressursiks ümber muuta sinu jaoks alkeemikuna. Ma olen väga hea alkeemik selles osas. Ma olen teinud seda enda elus ja ma saan seda aidata ka teistel. Võib öelda, et see on minu elutöö. Ja vaata, ma olen 8 elude numbriga. Ja kui sa liidad minu nii-öelda sünnidaatumi täis sünnidaatumi kokku, siis enne kui sa saad 8, seal tegelikult tuleb 35. 3 on manifesteerimise number, keisrinna number ja 5 on õpetaja, ülempreester. Seega keisrinna ja ülempreester, see on väga ilus kombinatsioon manifesteerimiseks iseendale, aga ka selle õpetamiseks edasi. Ja üks-ühele saan ma seda sinule teha, sest ma isiklikult leian, et me teame väga palju raamatuid, mis õpetavad meid manifesteerima. Kuid neil on ühed niisugused tüüpilised reeglid ja need töötavad. Aga manifesteerimine on peenkunst ja aeg-ajalt tuleb ka seal väljakutseid, sest iga inimese unistused või iga inimene ja tema vajadused on väga spetsiifilised ja need vajavad täiesti omamoodi lähenemist ja vaatenurka. Ja vaata, 2 pead on ikka 2 pead, et üksinda võib mõelda midagi, kuid võib jääda hätta või kinni. Ja siis võib lüüa käega, et see ei olegi minu jaoks, kuid tegelikult see ei pruugi nii olla. Vaid see oli väljakutse. Ja see ongi see, mida mina aitan. Mõnikord on see nii, mõnikord on see ka kaitse. See ongi see, et kuidas seda ära tunda, ongi see, mida mina saaksin sulle aidata vaadelda sellisel moel, et sa saad ise kinnitusi või vastuseid või selgus konkreetselt. Sest manifesteerimisel on väga oluline, et sa oled voolamised, sa ei ole kinni. Aga sa saad olla voolamises, kui sul on taiplikkus, kui sul on teadlikkus, selgus ja kindel valik või otsus või siht. Ja mul on nii palju elulisi näiteid, mul on nii palju inimesed käinud
nii mehed kui naised nii eraeluliselt kui ka äriliselt küsinud erinevaid selliseid takistusi, nad on isegi nad on nii kaugele oma manifesteerimisega jõudnud, nad on edukad oma erialal, kuid mingites eluvaldkondades või mingites punktides elus ikkagi aeg-ajalt tuleb see mingi takistus. Ja nad ei saa sellest aru, aga kui nad on tulnud minu juurde, siis nad on aru saanud ja lisatäiendust saanud oma manifesteerimise tööriistakasti ja edasi läinud. Ja see on tore. Et see ongi see, et mõnikord on ka see, et nais- ja meesenergiad manifesteerivad täiesti erinevalt. Ja mõnikord on nii, et keegi, kes on väga-väga mees maskuliini energias, on ta mees või naine, võib jääda kinni, sest naisenergias loomine, nagu mina loon, mina olen naisenergias looja eelkõige, aga mul on nais- ja meesenergiat tasakaalus, sest ma loon või ma alustan loomist naisenergias, aga ma viin lõpuni meesenergias, ehk ma tegutsen ka, ma lihtsalt ei unista. Ma olen tegutseja, ma olen väga praktiline inimene tegelikult. See võib tunduda siin lehel võib-olla väga utoopilist, ma olen praktiline, aga ma olen liigagi praktiline ja skeptiline ja kõik need asjad. Aga ma olen hea manifesteerija ja ma olen hea enne visiooni looja, kui ma midagi üldse alustan. Mitte ainult visiooni looja, vaid ka katsetaja, kas üldse on minu jaoks või kas see tee on üldse õige või mis minu sügavaim vajadus üldse on. Et ma ei lahmi manifesteerimisel. Ma kasutan seda skill setti väga suure vastutustundega ja panustan ainult sinna, mis on tõeline. Ja ma soovitan seda kõigil, sest kõik muu on lihtsalt ressursi enda saboteerimine muidu, jah. Vanema hingena ma tean, et ma suunan oma tähelepanu sinna, mis on suunamist tegelikult ka pikaajaliselt väärt. Et ma olen selline manifesteerija, võib-olla natuke teistsugusem. Ma ei võta liiga kergelt, ma ikkagi... Ma olen selles mõttes, et kergusega loon, aga kui ma midagi loon, siis mul on vaja sellist nagu kindlust. Ma olen selline nagu rohkem võib-olla alalisem looja. Mitte liiga mänguline võib-olla. Mänguline ka, aga võib-olla tõsisem looja. Aga ma teen seda mänguliselt ehk kergusega, on ju. Sellepärast on vajalik eeltöö enne. Ja manifesteerimisi ongi erinevaid. Ja manifesteerida võib ka niimoodi, et sa manifesteerid endale midagi, aga see võib isegi vastupidi sul rohkem karmat luua. Manifesteerima peab ka puhtast kohast kõigi kõrgema heaolu nimel. Mitte manifesteerida tundub, et see on nii kergusega ja nagu ei pea midagi vastutama. Tegelikult manifesteerimine on vastutustundlik töö. Kuidas sa seda täpsemalt teed? Nii, et lambad jääksid terveks ja hundid saaksid söönuks, ehk siis mitte midagi keegi... On ju, et see least effort ja vähem kulu ja mingit prügi ei toodaks endale. Vaata, me kõik tahame midagi, aga kiiresti saada. Aga vaat see on ka, mis mina arvatavasti manifesteerimisel alati olen tähelepanu pööranud, et see oleks ikkagi aus. Sest siis see on alalisem. Et see tuleks puhtast kohast minu seest ja et see ei oleks ainult isekas. Et sellel oleks suurem missioon mõnikord. No muidugi see on üks manifesteerimise viis, on ka selliseid, mis on kergemaid. Ma räägin siin, läksin väga sügavaks, eks ju praegu. Aga mu mõte on, sul on võib-olla midagi kergemat, mingid unistused. Need võivad olla maised, need võivad olla ebamaised, need võivad olla igast eluvaldkonnast. Aga kui sa oled jäänud takistama, siis
mina tean seda teemat nii mitmetahulises mõttes. Ja minu juurde, ma ei tegele ainult sisemise lapsega ja perekonnaga ja selliste teemadega. Ma olen tegelikult suurema fookusega mitte olevikust minevikku, vaid olevikust tulevikku pigem. Kuigi ma elan väga olevikus, siis tegelikult ma olen tuleviku vaatega inimene rohkem. Ja ehk siis loov, manifesteerija. Nagu ma ütlesin, mu elude numbris oli enne 8 kokkuliitmist 3+5. Keisrinna, ülempreester, õpetaja, manifesteerija. Ja üldse ma arvan, et need numeroloogiliselt, need meistrinumbrid ka, kus on näiteks 22, 33, 33, 22, 44, tähendab, mina isiklikult arvan, mul on tulnud info, tähendab selle kohta. Nagu ma ütlesin, mina liidan kõik üheks numbriks, taandan kõik üheks numbriks, mis tegelikult on kõige baas, ürgnumeroloogia. Kuid kui te tahate vaadata täpsemalt, sest üks number on üks, aga mis selle mõjutus näiteks on, siis tulebki teha võib-olla nii, et need 2 viimast, mis vaja veel kokku liita, nagu paljud teevad meistrinumbritega, saab olla ka mänguline ja vaadata seda sellises nurgas. Et näiteks kui sul on 33, see on kokku 6 on harmoonia, sõprus, suhted, armastajad, siis ongi see, et seal on 2 kuute või tähendab 2 kolme enne kui 6 liidad. Ja see ongi see, et kuidas sa manifesteerid. 3 on see minevik, olevik, tulevik. Ja manifesteerimise number. Ja ma leian, et kui sul on sa kutsud seda meistrinumbriks 33 või 44, siis mina näen, meisterlikkus saab seal olla see, et üks topeltnumber on tagurpidi ja üks on õigetpidi ja kumba teed sa valid. Ja see ongi sinu meisterlikkus valida. Näiteks kui sul on 33, siis 1 3 on seal tagurpidi, 1 õigetpidi. Ma mõtlen, kui on peegelefekt see number, double number, nagu te kutsute meisternumbriks, meistrite numbriks, meisterlikkus ongi see, et sa näiteks 44, keisri number, ehitamine, kodu, pere, töö, liider, meesenergia, selles mõttes keiserlik. 1 on tagurpidi, teine on õigetpidi. Ehk siis sinu meisterlikkus on mitte olla külm, isekas liider, perepea või liider, boss, mitte olla liiga bossi, vaid arvestada oma inimestega, luua südamega, luua konstruktiivselt, mõelda ka teistele, mitte ainult iseendale. Et see on sinu meisterlikkus, kui sa oled näiteks 44, 33 on, kuidas sa manifesteerid. Kas sa manifesteerid tagurpidi 3 viisil destruktiivselt või konstruktiivselt, see on sinu meisterlikkus. Ja 6 on armastajad, suhted, nii et kuidas sa manifesteerid siis seda. 22. No 2 on naisenergia. Voolavus. 1, 2 on tagurpidi. Justkui oleks nagu divine feminine ja nagu tagurpidi ülempreestrinna ja õigetpidi ülempreestrinna. Et kuidas sa lood oma 4, tuleb 22 kokku 4, on kodupere, töö, kuidas sa lood oma seda kodupere atmosfääri. Kas sa lood seda puhtast kohast, kõiksuse kohast või tühjuse kohast, et see on sinu meisterlikkus näiteks. Ja nii edasi. Ja. 11 osad kutsuvad neid meisterlikkuse, kui jälle tagurpidi 1 ja 1, see on sinu meisterlikkus, et sa oleksid seal õigetpidi ühe energias. 11 kokku on 2, duaalsus, partner, koostöö, nii edasi. Kas sa võimu võitled? 1 on selline meesenergia, liidri energia, siin mulle tundub, et nagu sisemine konflikt on või võimuvõitlus.
aga hea on tasakaal leida selles, et sünergiline koostöö, eks ju, see on sinu meisterlikkus. Minu meisterlikkus, nagu ma ütlesin, kõik on meistrid oma eluajal selles elus, mingis mõttes. Näiteks, kui sul tuleb kokku 30, on sinu ehk 3 elude number, on sinu meisterlikkus elada hetkes ja manifesteerida edasi, mitte elada minevikus, vaid luua hetkes elades oma tulevikku heas energias, külluse energias. Minul on 3 ja 5, kui on sellised erinevad numbrid, siis see ei ole niimoodi meisterlikkus, siis kui on ühesugused kõrvuti, siis ma leian, et seal on niisugune nagu neil on suurem vastutus, ehk siis kas nad läbivad selle väljakutse sellel eluajal. See on, mis nende meisterlikkus on. Nende isiklik. Vaata, väga paljud ütlevad egotasem, mul on meistrinumber, ma olen üldse üks kõva. Tegelikult on see sisetöö meisterlikkus. Ja meil kõigil on see. Minul on 3, 5. Kui on erinevad numbrid, siis need ei lähe tagurpidi ega peegelefekti, siis need toetavad teineteist. Näiteks 1 ja 2, eks ju, tuleb kokku 3, see ongi see, et manifesteerimine hetkes siin ja praegu mees ja naisenergiate tasakaalus. See on sinu meisterlikkus. See, mida sa hästi oskad selles elus. Minul on 3, 5, ehk siis manifesteerimise õpetaja, küllusteadvuse õpetaja. Ja 8, see teeb kokku 8, mis on küllus, mis on Dharma tee, külluse tee. Ja see on kogu minu elus niimoodi olnud. Oma karmad olen ma eelmistes eludes läbinud. Ja seda ma saan ka. See ongi väga paljudel inimestel eelmised elud kimputavad praeguses elus ja takistavad manifesteerimise asju, kuid ka seda nii sügavuti ma näengi läbi, kui mingi takistus on. Nii kõikidel tasanditel. Ja ma ei taha, et inimene loobub oma mingist unistusest, ta arvab, et see ei ole ikka minu jaoks, lööb käega viimasel minutil, kuigi tegelikult see on täiesti tema jaoks, lihtsalt ta pidi läbima mingi väljakutse ennem, aga elu tihtilugu ei jäta ka jonni. See unistus võib tagasi, isegi kui inimene on käega löönud, sest ta arvab, et ta on liiga suur, see asi on liiga suur, ta ei saa sellest läbi, siis see unistus kipub tagasi tulema. Ja siis inimene mõtleb, miks see tagasi tuleb, ma olen loobunud juba. Aga sellepärast, et see väljakutse peabki tulema. Ja kui sa tunned ennast sinna ära, ükskõik mida sa tahad manifesteerida, see võib olla midagi väga lihtsat, mingi unistuste reis, paarisuhe, midagi isiklikku, sügavam vajadus, töö, mida sa armastad, kodu, uus kodu, see uus kleit seal disaineri poes või midagi firmaga seoses, mingi selles mõttes, eks ju. Või mis on su 5 aasta plaan? Miks mitte seda praegu mõtiskleda, sellepärast, et algab järgmine aasta ju 2026 aasta on number 1. Ehk siis uus ring algab, on hea mõelda neid asju ja on hea elimineerida nüüd number 9 aastaga, 2025 aastaga, 10-10 portaaliga need viimased takistused ära, et su tee saaks vabamaks. Vot see on, milles mina olen hea alkeemik ja saan sind aidata. Tule nõustamisele, tule vastuvõtule, kontakt on siin all infos. Kui sa tundsid ennast ära, kui sa resoneerusid sellega, kui see kõnetas sind, pane like. Tule järgi mu lehte, sest tegelikult nagu mu elu teenumbrisse on see kirjutatud, naisenergias loomine, siis ka siin lehel ma aeg-ajalt, sa oled võib-olla tähele pannud, loon või räägin sellistel teemadel sellisest tahust. Ja see võib täiendada või rikastada sinu maailmavaadet. Ja tänutäheks pane kindlasti like, kui see seda tegi. Tule järgi mu lehte, jaga seda infot, et elu peab kerge olema, elu peab
olema meeldiv kogemus, nauditav kogemus eelkõige sulle endale. Et luua seda sellisel moel, et see oleks sulle hea. Teisi kahjustamata, lihtsalt nautida ja luua, investeerida oma tähelepanu ja aeg sellele, mis sulle meeldib. Siis sa jõuad väga kaugele, väga kiiresti ja alaliselt. See on midagi, mida keegi sult ära võtta ei saa. Sest sa oled sinna panustanud. Tänapäeval ei ole olulised paberid. Tänapäeval on oluline see sinu suhtumine. Ja manifesteerimisega võib väga palju muuta elu paremaks nüüd ja praegu, tänasest alates. Sest kõik saab alguse energiast eelkõige. Siis varem või hiljem see manifesteerub füüsilisse. Aga seda on väga tähtis teha vastutustundlikult. Väga paljusid ma tean, kuidas ma vaatan kõrvalt, mul on valus vaadata, kuidas manifesteeritakse, sest ma tean, et see on ämber. Kuigi see tundub nii ilus, nad tunnevad ennast võidukana, aga kui ma näen energeetiliselt, mis on selle taga, kuidas see on loodud, valus laks tuleb sealt varem või hiljem. See ongi see, et manifesteerimine on oskus, mida tuleb kasutada vastutustundlikult ja panustada ainult sinna, mis tundub tõesti sulle omane ja mis tundub kergusega. Mõnikord, kui see tundub raskusena, see raskus ei pruugi isegi kuuluda sulle. See raskus, sa võib-olla oled kuskilt suguvõsast kellegi teise raskuse enda kanda võtnud ja see takistab sul mingit unistust. Aga ka sellest on võimalik vabaneda läbi minu seansi. See on normaalne, ühisväljatöö on sellega, jah? Sa ei pea kandma teiste saatust, sa saad elada omal originaalsel kohal, oma originaalset saatust ja käia oma teed ja luua oma elu. Ja see ongi, mida mina õpetan, mida mina jagan, mida mina aitan, toetan. Et minu töö on suuresti, domineerivalt just see tegelikult. Igapäevane töö, nii endaga, oma inimestega, aga ka töö teraapia seansina juba aastast 2019 on inimesed ka selles küsimuses minuni tulnud. Pigem ma olengi rohkem häälestanud sellele, kui mingite sügavate traumamustrite lahendamisele. Ma olen endas need teinud, vabastanud ja leppinud sellega, aktsepteerinud ja edasi liikunud. Ja see ongi see, mida see edasi liikumine ongi see, mida ma siis õpetan. Aga kui ma näen, et inimene on veel kuskil leinas kinni, siis ennem on vaja see lõpetada ära, et siis edasi liikumine oleks kergem, et lahendada või vabastada see osa. Et ma tean tegelikult mõlemat osa, aga ma eelistan edasi liikumist. Ja minu fookus on alati edasi liikumisele, mis on leina või mingi muutuste protsessi viimane etapp, tegelikult kõige vabastavam etapp ja see on tegelikult minu fookus alati. Nii et sai natuke räägitud numeroloogiast, sai räägitud manifesteerimisest. Mõlema teemaga seoses võib tulla minu vastuvõtule, et küsida täpsemalt, sest praegu on sellised määravad ajad, et mida sa lood, kuidas sa lood, määrab väga palju. Ja tihti me ei mõistagi või ei saagi aru, et me loome, ma ei saaks öelda, et valesti, aga selliselt, et see loob meile suuremat karmat kui tarmat. Mina olen tarma looja endale ja teistele tarma looja, teadlikult, tahtlikult. Elude number 8 juba, eks ju, teadlikum sellest asjast. Miks see oluline on, miks see kasulik sulle endale on pikas perspektiivis, et ma investeerin rohkem sellistesse projektidesse või inimestesse või sündmustesse või unistustesse. Ja ma olen väga palju teinud ka puhastustööd, ehk siis kui mul on mingi unistus, siis ma tean, et see on tulnud mulle, et lõpuni välja minna. Ehk isegi kui seal on takistus või mingi teema, siis ma olen väga hea alkeemik selle puhastusel.
mõnikord vajab, mõni unistus vajab ka puhastust. See on generational curse breaker nii-öelda, mingite generatsioonide vahelise mustri murdmine. Vot selles olen ka ma väga hea. See ongi see, et aga ma teen seda siis, kui seda on vaja. Väga tihti seda ei ole vaja, aga mu point on see, et ma olen manifesteerimisega läinud, õppimisega, enda tööga olen läinud nii põhjalikuks, et kui vaja, siis ma puhastan ka seda ja ma olen teinud seda väga mitmeid kordi. Ja selle tõttu mul on kergem nüüd ja minu lastel on kergem. Ja seda ma väljendan ja mu sünnikaardi on kirjutatud Merkuur, Merkuur, Merkuur on ju, et minu anne või tugevus on siis edasi õpetamine sellega. Kirjutamine või siis kõnelemine, seda ma olen teinud ja ma usun, et väga paljud inimesed on taipamist saanud ja kui sinagi, pane like, tule järgi mu lehte, jaga seda infot ja kohtumiseni või tule seansile. Kohtumiseni.